No ma arvan, et siin saab kõige parema hariduse näiteks Rakveres ja siin on väga hea õppimiskeskkond. No ausalt öeldes mina tulin siia kooli nii-öelda 11. klassi ja saan võrrelda nii-öelda ka teiste koolidega. Selles suhtes, et siin sain endale nii palju uusi tutvusi ja tutvusin uute õpetajatega ja keskkond on alati meeldiv olnud. Et kõik minu sõbrad on siin ja need õpetajad on minule juba lapsest saati tuttavad olnud. Hariduse suhtes võin samuti öelda, et arvan, et Rakvere koolides saab siin ka suhteliselt korraliku hariduse. RRG-s on hea õppida. Siin on mitte ainult hea õppida, vaid siin on lahe ja tore ja siin on seltskond, kogu see õhkkond, kooli õhkkond on väga hea. Mulle meeldib iga päev siia tulla, et ma ei tule siia vastumeelselt ja siin on tore. Rakvere Reaalgümnaasium on üks Lääne-Virumaa kõige tugevamaid koole ja mina leian, et see on ka üks kõige sõbralikumaid ja kõige ägedamate inimestega koole. Sellepärast, et need 3 aastat, mida mina siin isiklikult käinud olen, on olnud minu elu parimad aastad. Reaalgümnaasiumis on hea õppida sellepärast, et meil on hästi palju projekte ja siis on veel hästi palju võimalusi tegeleda peale tunde erinevate asjadega, nagu näiteks teadusteater ja siis on meil veel Reaali TV. Minule väga meeldib meie kool, sest õpetajad teavad alati enda erialast väga palju. See ei ole nende jaoks lihtsalt töö, vaid nad päriselt huvituvad sellest. Näiteks meie keemiaõpetaja Laura on ise ülikoolis isegi doktorikraadi saanud sellel ajal ja ta tõesti on väga kirglik selle suhtes. Näiteks ma ise tahtsin minna arstiteaduskonda ja siis ma muretsesin, et kas mu keemiateadmised, kas ainult kooliteadmistest piisab ja siis ta ütles, et iga kell, kui sa tahad, siis võid tulla lisatunde võtma. No mulle endale meeldib õppida RRG-s sellepärast, et siin on head sportimisvõimalused. Näiteks meil on hea treenerid nagu Mikk Joorits ja Sirre Kiviaru, kes on Eestis tunnustatud. Ja samuti näiteks koolis on hea jõusaal, hea võimla, isegi 2 võimlat on. Ja samuti saame käia iga aeg staadionil trenni tegemas. RRG-s on hea õppida just siinsete inimeste pärast. Siin on väga abivalmid ja meeldivad inimesed, kellega koos ei hakka kunagi igav. Ma arvan, et see on see põhjus, miks just tulla siia kooli. Mina kui majandusklassi õpilane siis olen kohustatud õppima majandust. Eelmises koolis õppisin samuti majandust ja see pakub mulle huvi. Tunniplaan pole nii tihe kui näiteks teatriklassil. Reaalained on vähem, et reaalainetele keskendub siis reaalklass. Aga üldiselt niimoodi laias laastus vaadates on väga huvitav. Majandust on nii väga huvitav õppida, et elu jooksul puutume raha ja maksudega igal pool kokku ja kui saame nii teadmisi koolist juurde, et kuidas nendega ümber käia ja kuidas makse maksta ja kuidas see rahasüsteem Eestis siin toimub, et see annab ikka palju juurde ja arvan, et see on ikka suur pluss. Mina ütleks, et reaalkoolina on reaalained täiesti esindatud. Meil on hästi tugevad keemiaõpetajad, hästi tugevad füüsikaõpetajad, geograafia, bioloogia, absoluutselt kõik on esindatud. Aga kõige parem on veel see, et peale nende õpetajate, reaalaine õpetajate on ka meil hästi tugevad sotsiaalainete õpetajad. Meil on tugev majandusharu, meil on teatriharu, absoluutselt kõik valdkonnad on esindatud. Teatriklassi peaks valima või peaks tulema iga õpilane, kes viitsib midagi teha, mitte et sa ei tule siia ainult, et mul on vaja matemaatikat, ma ei tea, bioloogia, kuigi need on väga tähtsad ained, kuigi ma õpin teatri suunal, ma saan ikkagi need vajalikust taseme endale kätte.
aga samas mul on boonus teha siin teatrit, draamat, ma ei tea, filmida. Mina ei arva, et meie kooli õpetajatel midagi puudu jääks, et kõik on oma ala professionaalid. Mina käin siis reaalklassis ning ma ei ole niivõrd suur fänn tegelikult reaalainetel, aga ma arvasin, et see on minu jaoks ikkagi kõige parem valik ning ma ei kahetse, et ma tulin reaalklassi. Et ma alguses arvasin, et reaalaineid on nii kohutavalt palju ning nii raske on ja et ma ei tea, kas ma ikka suudan hakkama saada, aga tegelikult igaüks saab hakkama ning kui ta tahab, siis ta saab ja reaalained on muidugi rohkem ja eks pingutama peab, kuid ma olen väga rahul, et mul on nagu rohkem hakanud meeldima reaalained. Kuna ma käin siis teatri- ja filminduse õppesuunas, siis mul ei hakka kunagi igav. Sellepärast, et mulle meeldib laval olla ja mulle meeldib kaamera ees olla ja siin ma saan ennast väljendada. Ja ma arvan, et siia õppesuunda peaksid tulema ka inimesed, kellel ei meeldi just laval olla, sest et siis nad saavad oma hirmust üle ja nii ongi. No mina valisin reaal- ja loodusteaduste suuna, sest 9. klassis ma ei olnud veel päris kindel, et mida ma teha tahan tulevikus ja ma mõtlesin, et ma parem lähen kindla peale välja, ma võtan selle, kuhu ma iga kell saan siis sellega, et näiteks ma arvan, et laia matemaatikaeksamit on kindlasti palju lihtsam teha, kui sa oled õppinud nädalas 7 tundi matemaatikat. Ja ma olen väga rahul oma valikuga. Võib-olla selle õppesuuna pluss on veel see, et samas me ei jää millestki ilma, et ka meil on võimalus teha erinevates projektides kaasa ja just minu arust see annab palju rohkem. Ma olen väga rahul sellega, et ma valisin teatrisuuna siin õppimiseks. Mulle meeldib draamatunnid, mulle meeldib see, et me saame ülevaate ka filmindusest ja kõige suurem pluss on kõik need etendused ja projektid, mida me oleme teinud selle teatrisuunaga. Ja minu meelest on õppetase ka hea. No, ma olen enda õppesuunaga väga rahul, et ma saan õppida alates bioloogiast, matemaatikast kuni geograafini välja väga kõrge tasemeliselt, et mingi probleemi pole ja õpetamise tase on ka väga kõrge selles mõttes, et õpetajad on ka riigis tuntud. No üldine õhkkond on kindlasti väga meeldiv, sest et siin on väga tegusad inimesed. Siin ei hakka igav. Siin me võtame kogu aeg uusi projekte, alustades jõulupidudest, talvekontserditest, lõpetades Halloweeni pidudega. Siin on kogu aeg on käed-jalad tööd täis. Aktiivsel õpilasel on võimalus osaleda näiteks Reali TV-s, olla diktor või siis käia õppimas Jaanus Lekiga, kuidas monteerida või teha filme, millise kaadri alt asju vaadata, kuidas teha. Üldine õhkkond meie koolis on hea. See on positiivne ja ma ei ole küll tähele pannud, et oleks kuskil mingit negatiivsust hästi palju või midagi sellist. Alati saab osa võtta näiteks korraldatavatest talvekontserditest, siis mingid etendused, 10. klasside muusikaliprojektid. See on väga lahe, see on tõesti väga lahe, see on lausa vapustav. Üldine õhkkond on väga soe ning hästi palju igasuguseid üritusi tehakse siin koolis ja projekte ning näiteks kõige lahedam projekt on 10. klasside projekt, kus ma ka osa võtsin ning sealt saab nii palju uusi tuttavaid ja sõpru ja nii nagu lahe olustik ja kõik see energia, mis sa saad, kui sa lava peal oled. Mina kui inimene või siis õpilane, kes on õppinud ka teises koolis, et ma olen alati kuulnud ja internetis näinud, et just Reaalgümnaasium korraldab kuskil midagi, on järjekordne mingisugune üritus olnud, millega käidakse mööda Eestit kuskil esinemas ja YouTube'is on alati üleval, et see on alati lahe olnud ja mis on alati nii-öelda huvi pakkunud, et kas tõesti on nii, et ma tulen kooli, ma saan sellest osa võtta. Rakvere Reaalgümnaasiumis saab tegeleda kõigega, mida su süda ihkab. Nagu enne mainitud on meil teatriharu ja tänu sellele on meil näiteks väga edukas teatritrupp Karla ja siis on meil ka veel
teaduslikke ringe, meil käib siin iga kuu käivad Tartu Ülikoolis tudengid kohal, teevad keemiaõpikoda, füüsikaõpikoda ja siis on meil ka vahepealseid asju, näiteks teadusteater, kus on teadus ja teater kokku pandud, nagu nimigi ütleb. Ja muidugi laulda saab ja tantsida ja pilli mängida. Ja inimesed õhkkonna poolest on Rakvere Reaalgümnaasium äärmiselt sõbralik koht, kus õppida.